No nii, tere õhtust, mul kästi selles tuusti sisse rääkida, et siis jõuab kuhugi kaamerasse ka. Täna on vist rahvast, keda igal meie üritusel ei ole, nii et äkki peab siis natuke ametlikumalt selles mõttes pihta hakkama, et mina olen Veiko Pelials, Eesti Ulmeühingu president ja kuna see üritus, mida me praegu teeme, on siis Eesti Ulmeühingu ja kirjastuse Fantaasia ühine jutuvõistlus, siis laua taga peale minu on siis veel žürii liikmed, ei ole kahjuks kogu žüriid, aga on siis Eeva, kes on kirjastuse Fantaasia poole pealt siis meil žüriis, ja Mairi, kes on siis žürii liige, ja puudu on Joel ja puudu on Agur. Agur saatis tervituse, pärast loeme ette. Tema on õppustega seotud. Ja selliste, enne kui me asja kallale läheme, siis kuskil saalis käib ringi see raamat, olge head, kirjutage ennast sinna sisse, et maja oli väga huvitatud, et jälgiks järgi, palju meid oli ja mis me tegime siin. Siis teine majaga seotud teema on see, et need, kes on enne meie jutuvõistluste lõpetamisel käinud, formaat on natuke harjumatu, et veini ei paista mitte kuskilt. Ehk siis maja läheb valve alla pärast 8, mis tähendab, et me peame kella vaatama ja siit nagu enam-vähem õigel ajal välja minema, aga vein on täitsa varutud ja see tähendab siis seda, et me liigume edasi sinna, kuhu tavaliselt ikka, ehk Õlleministeeriumisse. Ja no vähemasti kõik, kes osalesid, tulge ikkagi sinna juttu ajama ja siis nagu selle piduliku lõpetamise veini osa saate seal majas kätte siis. Mis meil veel korralduslikult olulist on? Ma arvan, et me teeme nüüd niimoodi, et kõigepealt räägime sellest, et jutuvõistlus. Vaatasin järele, peaks olema 8 juba. Nii et 8 jutuvõistlus, alguses oli suure pausiga, viimasel ajal on ta käinud siis üle aasta üsna stabiilselt. Ja žürii selles mõttes seekord on natukene harjumatu, meil on olnud selline hea tava, et eelmise jutuvõistluse võitja on žüriis, aga seekord kuidagi nagu olude sunnil ei õnnestunud niimoodi päris saada, mis tähendab, et meil eelmise korra võitjad žüriis seekord ei olnud, ma loodan, et see oli ühekordne erand ja järgmiseks korraks me saame ikkagi võitja jälle žüriisse. Ma ei ütle, kes see on. Siis miks me seda teeme, seda jutuvõistlust, põhjus on hästi lihtne. Esiteks nendel, kes kirjutavad, on väljundit tarvis ja teistpidi, meil on jälle tarvis, et kirjutataks. Ehk siis me oleme ikkagi jutuvõistluselt saanud uusi kirjutajaid, uusi nimesid, on tulnud inimesi, kes on hakanud osalema meie kirjutamise töötubades, nii et jällegi Mandi tervituses on see jutu kirjutamise töötuba ilusti mainitud, las see jääb siis sinna, ma loen ta pärast ette. Et ikkagi tulge siis tõesti sinna töötubadesse, tulge meie üritustele, mis toimuvad nagu täna kuu teisel reedel, tavapäraselt kirjanduse majas, mitte siin majas. Küll ikka Vanemuise tänaval, aga natuke allpool. Ja siis on tulnud jutuvõistlustelt inimesi ka, kes on hakanud käima lõpuks siis ka Estkonil ja ilmselt on osad neist lõpuks isegi liikmeks astunud ühingule, nii et eks see on ka see üks mõte, et see kogukond suureneks ja suhtleks omavahel rohkem. Et ma loodan, et see võistlus aitab sellele ka jälle kaasa. Siis jutuvõistlusest endast, enne kui me võib-olla muljetama hakkame, et žürii liikmetena, et seekord saadeti meile siis 45 juttu. Ma ei tea, kas see oli esimene kord, kus me ühe jutu pidime diskvalifitseerima paraku. Läks nii kuidagi tobedalt, et põhjus oli hästi lihtne. Kusjuures ei olnud mitte see, et näiteks ületati tähemärkide arvu, mis on ju ette antud, vaid läks lihtsalt nii õnnetult, et autor oli sinna faili sisse kõige esimesele reale oma nime kirjutanud. Ja žüriil ei olnud võimalik anonüümselt enam hinnata pärast seda. Et see oli üks reegel, et ei ole nagu jutu juures kuskil autori nime, vaid autori nimi on eraldi ja seda teab ainult
Iiris, kellele aplaus, tema on see, kes meil tehnilist tööd teeb ja žüriile jutud edasi jagab, nii et me ei teaks, kes seal on, aga läks jah nii õnnetult, et üks jutt tuli koos autori nimega. Et selles mõttes hindamisele läks siis 44 juttu ja vist tuleb öelda, et see on kõige väiksem saak läbi 8 jutuvõistluse. Alati on olnud seal kuskil 6-70 kanti. Jaa, aga kui arvutada sõnade arvu, siis ma arvan, ei olnud kõige väiksem saak. Jaa, selles mõttes, et pikki jutte, minu meelest kas üks jutt oli vist enam-vähem nii, et seal oli, see tähemärkide arv oli umbes niimoodi, et kirjuta üks sõna juurde, siis läheb üle piiri. Et niisugune hästi täpselt sihitud. Et pikki jutte oli ja lühikesi oli vähe, tõesti. Ja ma ei teagi, kas me nüüd räägime žürii muljetest Ma ütlen ühe asja juurde. Mul on omad uust. Ühe väga olulise asja jätsid see ütlemata. Minu jaoks vähemalt, kõige olulisem põhjus selle jutuvõistluse jaoks on see, et Eesti ulmelugeja väärib häid uusi lugusid ja kuidagi, pagan, sa pead motiveerima neid kirjutama. Ma midagi peaaegu siukest ütlesin, aga mitte nii täpselt. Ei, sa lähenesid sellest, et kuidas meil on vaja uusi liikmeid kogukonda ja töötubadesse. Meil on vaja häid lugusid. Las ta olla, et ärme vaidle. Nii, kas me jagame natuke muljeid? Enne kui me hakkame midagi kuhugi andma ja jagama? Sellised head umbmäärased muljed, et... No üks variant on see, et kõige konkreetsem on muidugi see siin laua peal, mille Mant saats, et ma saan selle ette lugeda ja siin ei ole midagi umbmäärast, sest ma ei saa mitte midagi rohkem öelda, kui seda, mis kirjas on. Eesti Ulmeühingu ja kirjastuse Fantaasia 2025 aasta ulmejutuvõistlus pakkus jälle kord rõõmu näha kodumaise ulme mitmekesisust ja loovust. Kuigi tunnen veidi kahetsust, et osavõtjate arv on võrreldes varasemate aastatega langenud ja loodan südamest, et huvi sellise võistluse vastu edaspidi taas kasvab. Osalejate lood olid eriilmelised ja julged. Kiidan kõiki, kes oma tekstid teele saatsid. Mitmed osalejad esitasid võistlusele rohkem kui ühe loo ning minu meelest on see igati hea ja õige tegu. See annab võimaluse katsetada erinevate lugude ja lähenemistega ning näha, kuidas need žürii pingereas paigutuvad. Isiklikult hindasin enim jutte, kus oli tunda soravat sulejooksu, veenvat ja omanäolist ulmeputafooriat, kaasahaaravat tegevust ning tegelasi, kes mind kõnetasid. Kuigi lugusid, kus kõik need 4 elementi minu maitse jaoks ideaalselt tasakaalus olid, polnud väga palju, leidus siiski rohkelt tekste, kus vähemalt mõned neist komponentidest särasid eredalt. Need, kes jõudsid esikümnesse, olid selle kuhjaga ära teeninud. Need, kes esikümnesse ei jõudnud, sellest ei ole midagi. Minu enda jaoks on jutuvõistluse suurim väärtus olnud alati jutu kirjutamise aeg ise. Just see on hetk, mille peaks tegema enda jaoks võimalikult põnevaks, mängida erinevate ideedega, katsetada asju, mida varem pole proovinud ja mis kõige olulisem, kirjutada alati viisil, mis iseennast kõige enam kõnetab. Ühtlasi kasutan juhust ja kutsun kõiki jutuvõistlusel osalejaid võimaluse korral läbi astuma Tartu ulmekirjutamise töötoast, mis toimub neljapäeviti kell 18.00 Tartu Kirjanike majas. Kohapealt leiab ulmehuvilisi kirjutajaid, kellega arutada oma lugude, kirjutamise ja ulme üle laiemalt ja loomulikult saab seal igaüks oma lugusid kirjutada ja paremaks kirjutada ja veel kirjutada. Palju õnne võitjatele, säravat sulejooksu edaspidiseks kõikidele osavõitjatele, päikest, agur! Nii, mina olen siis Eeva Luts kirjastusest Fantaasia, ma räägin, mis neist juttudest edasi saab. Et esikümme läheb sellisesse kogumikku, mis on kõvakaaneline, seekord sarjas Kaarna kirjas. Nii et natuke teistmoodi seekord. Ülejäänud jutud on vabad, et võite pakkuda igale poole mujale, nii et kui on kirjas, et kirjastus Fantaasial on eesõigus, siis eesõigus kehtib nende 10 jutu puhul. Et me saaksime kogumiku kokku. Nii, ja siis siin räägite, et kui juttude arv oli nagu liiga väike, siis ma pean ütlema, et selles olin vist süüdi mina. Et ma jätsin neid ühes kohas reklaamimata, kus kohas tuleks hästi palju hästi halbu lugusid. Ainult, et need halvad lood on tegelikult see püramiidi alus, eks ole.
nii et me olime siis nagu püramiidi keskmise ja ülemise otsa kallal seekord. See tähendab, et kui keegi küsib, et mis tasemel see oli, siis peab ütlema, et oli väga kõrgetasemeline, sellepärast et puudusid need õpilased, vangid, kes on meil ikka siin nagu osa võtnud pikalt. Ja need olid väga huvitavad osavõtjad, nii et ma ütleksin, et need on oodatud, lihtsalt minu süü. Et ma ei ütelnud raamatukogu hoidjatele, et palun pange oma listi või kuskile nimekirja ka, et pange kuskil üles seinte peale ja stendidele, ja siis sellepärast oligi natuke vähem lugusid, nii et sorry, katsun järgmine kord paremini reklaamida. Aga vähemalt seest olid need ülemised ja keskmised kõik esindatud täiesti. Ülemised on need, kes kirjutavad iga kord peaaegu või väga sageli vähemalt. Ja keskmised on siis need, kes mõtlevad, hea küll, mul on üks hea jutt, ma kirjutan, ma saadan neile selle praegu ära, ma olen varem ka kirjutanud, olen midagi sahtlisse kirjutanud, nii et kõik 3 kihti on täiesti olulised. Mul on omad uust endiselt. Aga kusjuures ma olen teist korda žüriis ja ma ei saa päris öelda, et seda alumist kihti ei olnud. Oli. Et selles mõttes see reklaamimine, pigem mis jäi puudu, ma arvan, mis oleks reklaamiga tulnud juurde, on just täpselt need keskmise kihi lood, mis ei ole nii pikad, aga ja võib-olla ei ole nii viimistletud, aga kus on see üks särav idee, ehk siis mingisugused täiesti uued väljast ideed ja tulemised, et neid oli nagu vähem, et hästi palju oli viimistletud. Ma arvan, et keskmine loo pikkus oli 13 800 sõna. Hea küll, võib-olla 12 400, aga ühesõnaga neid lugusid, mis olid üle 12 000 sõna pikad, neid oli hästi palju ja ühel hetkel ma tundsin, et see hakkab mind häirima. Et ma oleks tahtnud isegi, et oleks rohkem, nii mõnegi loo puhul oleks olnud see, et kui sama idee panna poole vähemate sõnade hulka, siis oleks see lugu võib-olla isegi paremaks läinud. Et see 15 000 sõna selles mõttes ei ole see sihtmärk, mida sihtida, vaid lugu on see, mida sihtida. Jah, sest iseenesest oli ju ka, vähemalt üks lugu tuleb meelde, mis oli väga lühike. Paar tükki oli veel, jah, et oli ka ikkagi meeldivalt lühikesi lugusid. Aga teistpidi, jah, selles mõttes, nagu sa ütlesid, et kui kuskilt mingi osa nagu ära jääb, jah, meil mingil aastal oli ju täiesti eraldi õpilaste eriauhind mingisugune veel, aga selles mõttes, kui sa mingi kihi ära võtad, ega siis püramiid ära ei kao kuhugi, et püramiid on ikka püramiid. Et selles osas on õige, et oli küll väga erinevaid asju. Ja mis minule nagu isiklikult kuidagi silma jäi, ma ei ole ka nüüd päris pikki aastaid ise ju žürii liige olnud. Alumisest otsast rääkides mul tuleb kuskilt sealt väga varasest ajast meelde, mitte miski ei ole minu jaoks suutnud seal all üle lüüa ühte juttu, mille kohta minul oli märksõna, et see on Siim Susi teine B. Et see oli tõesti oligi siuke teise B tase enam-vähem, siukene, ma ei tea siiamaani, kas see inimene oli teine B või oli ta midagi muud, aga see oli tõesti selline, et see on õnneks jäänudki minevikku. Midagi sellist mina rohkem näinud ei ole. Aga mis mulle võib-olla seekord kuidagi silma torkas ja ma ei tea, kas see nüüd on mingisugune trend ka eelmistel kordadel olnud, kui ma ei ole žüriis saanud olla, aga see on nüüd asi, mida ma võib-olla nendele kõigile kirjutajatele tuleviku tarbeks tahaks südamele panna, et minu jaoks oli liiga palju lugusid, mille kohta saab öelda üldistavalt, et ilma lõputa või näha kohe, et osa millestki pikemast või suuremast. Ehk siis kuskil on mingisugune suurem tervik ja sealt on nüüd võetud üks jupp, mis mahub sinna tähemärkide vahele ära saadetud meile. Ja kuidas sa siukest asja hindad, eks ole, tal ei ole seda mingit loogilist lõppu või sa saad aru, et seal peaks kuskil midagi veel olema, see maailm on suurem. Ja neid oli minu jaoks natukene liiga palju, et see muster hakkas nagu korduma, et ahah, jälle üks selline lugu. Et jutuvõistluse jaoks võiks vähemalt siis kuidagi otsad kuidagi kokku tõmmata, isegi kui see on osa millestki suuremast, kirjutage kas või jutuvõistluse jaoks mingisugune konkreetsem lõpp sinna külge. Et ta kuidagi lõppeks ära. Sest neid märkusi on mul siin päris mitmes kohas endal, et
et jälle tundub jälle ilma lõputa, jälle üks ilma lõputa lugu on siin kuskil ja siis kuskil on jälle see, et näib osana millestki suuremast. Lugu lõppes liiga vara. Jah, ja siis jah, vähemalt kahe jutu puhul oli kohe ära tunda, et nii, selge. Need 2 juttu on ühe autori jutud, sest jutt käib ühest samast maailmast lihtsalt eri vaatenurkadest. Ja mõlemad olid siis niimoodi, et sa saadki aru, et ega see ei ole ka kõik. Et seal on kuskil veel midagi ümber. Nii et see nüüd on küll üks asi, sest õudselt raske on žüriil hinnata konkurentsis tervikasjadega midagi, mis ei ole nii tervik. Ilmselgelt see jutt kannatab. Ehk siis autor ei saa adekvaatset tagasisidet koha näol, sest isegi kui ta kirjutab hästi, siis ta saab vähem punkte. Sellepärast, et suurem osa žüriist lõpuks leiab, et mis asi see oli, selle ei olnud ju lõppu. Nii et põhimõtteliselt nagu tehakse iseendale natukene karuteene sellega. Et see oli üks asi, mis minul silma torkas ja samas see vist on nüüd küll iga kord olnud, et kui kirjutab jube hästi, siis nagu tore, aga millest ta kirjutab? Ja kui on jube ägedad ideed, siis nagu see kirjaoskus on natuke puine teinekord, et väga harva saavad need asjad omavahel kokku. Et jällegi, räägime selle ka ära, kuidas me hindasime need voorud või? 2 vooru. Põhimõtteliselt küll, jah. Ja just kus see nüüd tunda hakkab andma see, et harva saavad need positiivsed asjad kokku, on siis see, et esimeses voorus, see on see keskmine kiht, mida Eeva mainis, et ta ei saa nagu kindlasti maksimumpunkte, ta kindlasti ei saa ka miinimumpunkte. Ta saab sealt mingid sellised keskmised punktid ja kui neid on piisavalt, siis mõned neist lähevad teise vooru edasi ja mõned ei lähevad, see on nüüd see, et kuidas vedas. Sest natuke žürii maitsed on erinevad ja mõni asi, mis ühelt saab, need keskmised punktid teiselt ei pruugi saada. Ja natukene sõltub see, kas 1 või 2, eks ole, sõltub ka sellest, et mille järel ma seda loen. Kui 2 täpselt võrdset lugu, aga 1 tuleb pärast seda, kui ma olen lugenud midagi, kus ei ole üldse ulmet, versus siis teine tuleb vahetult pärast lõplikku võidulugu näiteks, siis see esimene sai 2, teine sai 1. Natuke peab vist ütlema ka, et mis see 1 ja 2 tähendab. Ei punkt vähem, punkt rohkem, see hakkab nagu kohe määrama. 2 on hea ja 3 on väga hea, see on alguses. Ja siis 0 oli siis, et need on väga kehv ja 1 on siis, et on halb. Et me pidime jagama ära, et kõigepealt lood ja kas head või halvad, eks ole, siis 1 ja 2 vahel jooksis piir. 0 ja 3 on ilmselgelt, eks ole, halb ja hea ja 1 ja 2 on pigem halb või pigem hea, et kummale poole ta siis jääb. Ja natuke mõjutab see, mida sa enne seda just värskelt lugesid, et see võrdlusmoment tekib, paraku küll. Mis muidugi tähendab seda, et tipud on ikkagi kaitstud, küsimus on nendes keskmistes. Ehk siis see sama, et sealt keskkihist, kui läheb hästi, siis osad saavad edasi ja osad kindlasti saavadki edasi, isegi ilma hästi minemata. Ja osad lihtsalt, kui ei vea, siis ei saa. Ja tegelikult oli näha ka, et žürii liikmete maitse mõjutab ka. Ehk siis teises voorus, kui me juba panime Eurovisiooni punkte, et 12, 10, 8 ja allapoole, seal oli tegelikult juhtumeid küll, kus üks paneb 12 ja teine paneb 1. Või ei pane midagi. Ei, teises voorus sa midagi pidi. Meil oli rohkem natuke, Meil teise vooru jõudis rohkem kui 10 juttu, sellepärast, et me lihtsalt otsustasime selle punkti summa järgi, kuhu me piiri tõmbame. Ja teise vooru läks rohkem kui 10 juttu ja siis tagajärg oli see, et teises voorus ikkagi osad jutud said ka 0. Mis tähendab, et tegelikult oli ka selliseid variante, kus keegi panigi 12 punkti ja keegi pani 0 võib-olla samale jutule. Ja vastupidi mõne teise jutu puhul. Aga selles mõttes teise vooru rohkemat edasipääsemine oli ju loogiline samm, kuna 10 tükki moodustab kogumikku ja siis see, et me saaksime just täpselt, et see keskmiste hindamine, et kuidas me saaksime need, et see 8., 9., 10. koht oleks ka ikkagi nagu 8., 9., 10. kohta väärt, mitte seal vahel, et ei mõjutaks.
minule tundub praegu, mõeldes selle žürii töö peale tagasi, siis tihtipeale igasuguste žüriidega, vahet pole, ongi seesama Eurovisioon või jutuvõistlus või romaanivõistlus, hästi sageli öeldakse, et lõpuks võidab see, kes kogu žüriile kõige vähem närvidele käis. Niisugune keskmine asi, eks ole, et kui kõik panevad keskmised punktid, siis ta saab nagu piisavalt, sest keegi, kes on kuskil äärmuses, saabki nii, et üks paneb 12, ülejäänud panevad 0. Ma julgeks arvata, et meil praegu nii ei läinud, et nii-öelda turvaliselt kõige vähem närvidele käiv asi võidab, vaid pigem see, mis võitis, oli üsna, väikeste eranditega. Jään eriarvamusele. Aga üsna nagu, ütleme, see esikolmik oli üsna selge. Oli küll, jah. Või seal, kas esikolmik või esiviisik või ühesõnaga mingisugune ports esimesi lugusid on ikkagi selgelt üle võrreldes teistega. Et õnneks päris seda varianti, et võidab miski asi, mis kõige vähem närvidele käib, et päris nii ikkagi ei läinud, jumal tänatud. Ma ühe asja tahtsin veel tuua välja kõigepealt negatiivi poole pealt, oli see, et minu meelest oli sel aastal rohkem neid lugusid, milles ma ulmelist elementi ei näinud keskmiselt kui tavaliselt. Aga teisest küljest, ja nüüd on see positiivne koht, sellepärast, et ajaline surve on selline, et me varsti hakkame niikuinii diplomeid jagama, siis tuleb minna positiivseks. Seega positiivne pool tuleb sealt poolt, et ma nägin väga kihvte ideid ja mitte ainult võidulugudes, vaid keskmistes lugudes ja isegi mõningates sellistes, mis jäid sinna nii-öelda alumise kihi kohta, et sa võtad selle loo lahti, vau, nii äge mõte, nii äge idee, kui see oleks nüüd ka korralikult teostatud igal tasandil, sisuliselt, vormiliselt, keeleliselt, oleks sellest võiks super asi tulla. Need, mis said hakkama selle sisulise, vormilise ja keelelise asjaga, need on need, kellele te hakkate kohe aplodeerima. Ja ma ei tea, lähme asja kallale. Lähme asja kallale muidugi, mis me siin muidu istume. Ütleme, kokku siis sai teise vooru edasi 18 juttu, nagu ma ütlesin, alguses 44 oli. Ja see käis selle esimese vooru punkti summade järgi, me tõmbasime selle juti, et siiamaani aitab küll ja siis meil on nagu mille vahel ikkagi valida. Ja teekski niimoodi, et hakkaks sealt 18-ndast, kes ikkagi teise vooru said, vähemalt ette lugema, kes need olid. Ja teise vooru inimestele on ka selline osaleja diplom. Vabandan ette, aga mille eest seda ma ütlen pärast siis, kui ma sinna selle rea peale jõuan. Ja teine asi on siis see, et meil on küll 18 inimest, aga osad neist on sellised staažikamad, mis tähendab, et osadel kindlasti on see raamat ju kuskil olemas. Aga see raamat on ikka jätkuvalt siin laua peal, me ei saa tast kuidagi pidi üle ega ümber ega lahti, mis tähendab, et kõik need, kes nüüd ette loetud saavad ja ära märgitud saavad ja osaleja diplomi või mingi kõrgema diplomi saavad, et need siis saavad vabalt võtta ka siis artiklite kogumiku Fandomi sünd, eriti need, kellel siis ei ole selles mõttes, et siis saate lugeda ja äkki liitute ka Fandomiga. Ja kui nüüd peaks juhtuma nii õnnetul kombel, et neid, kes tahavad seda siit laua pealt võtta, on rohkem kui neid raamatuid siin laua peal, siis mul mõned on veel autos ja kui ikka veel puudu jääb, siis me saame pärast personaalselt veel juurde toimetades, neid raamatuid on küll ja veel. Nii, hakkame 18. kohast pihta. Hant, Mikit, Kolk, tähemärgid, 18. koht. Siis 17. koht, Erki Viljarand, Manatark, Röövli praad ja imeraamat. Paistab, et kohal ei ole, lähme edasi. 16. koht, Martin Leis, Koorikloomade klubi. Nii, 15. koht, Häli Kivisild, Koletis metsas.
14. koht, Anneli Vilbaste Õnn elab kuu peal. Jutt, mis mulle endale näiteks väga meeldis, kuigi on alles platseerub siin 14. Mulle meeldisid oma teised jutud ka. Samamoodi võib raamatu võtta. Nii, kus me siis nüüd jõudsime? 13. koht, jah? Maarja Kruusmets, Artur Räpp, Tubakakohv. See oli nüüd see vabandamise koht, et mul oli ühe rea peal 2 autorit ja ma ei vaadanud diplomeid tehes, aga kuna ühte inimest ei olnud, siis on piisavalt. Nii, palju õnne. See oli üks minu lemmiklugudest. Ja minu ka. Nii. Samad punktid, ma võtan selle enne. Siis on meil 12. Siin olid juba punkti jagamised ka natukene. Kulinaarseid vesteid Kesk-Devonist, Laura Loolaid. Nii, ja siis me oleme juba seal piiri peal, esikümne piiri peal, ja nüüd tuleb siis 11. koht, üks hetk, ma vaatan, kus pidi mul need asjad siin on. Ja sellega nüüd on niisugune lugu, et see saab ka ühe ainsa meie eripreemia, ehk siis see aasta oli nüüd esimene kord, kus meil oli lisaks kolmele esikohale välja pandud ka eripreemia, kuna on raamatu aasta, siis oli meil eripreemia parimale raamatutega seotud temaatikat sisaldavale jutule. Kahjuks neid raamatutega seotud jutte nüüd ülemäära palju ei olnud. Neid oli suhteliselt vähe ja üks neist oli järjekordselt see natuke ilma lõputa jutt, mida oli raske hinnata ja sealt siis tekkis nüüd see olukord, et 11. koht ja ühtlasi eripreemia, siis raamatu aasta eripreemia, rahalises vääringus 150 eurot miinus tulumaks, Kaupo Sempelson, Raamatu varas. Nii et näete, 11. koht sai eripreemia koos rahalise osaga. Ja nüüd me lähme siis esikümne juurde, tähendab 7 kohta esikolmikuni. Ja siit peaks nüüd tulema siis juba meil natukene teist värvi diplomid. Las ma näen ka niimoodi, et ma järjekorda näen. Nii, ja mul on nad vist õiges järjekorras 10. koht. Jutt Kösteraat, Eva Jeletski. Jätkuvalt võib ka seda raamatut võtta. 9. koht, jutt Süvalinn, Seia Saks. Siis 8. koht, jutt Zombi business ehk headus võidab alati, Kari Tiigisoon. Ma ei tea, sul see on olemas või? Tegelikult on, aga see lagunes ära. Võta sinus kui ära. Nii, 7. koht. Kohti pean vaatama, nimed on mul ees, aga kohti peab vaatama. 7. koht, legendaarne professor Jänespüks, Timo Talvik. Nii, Timo, sul artiklid on? Jah. 6. koht. Jutt, kes meist ei tahaks inimene olla, Siim Veskimees.
5. ja 4. kohaga ma natukene kommenteerin, sest 5. ja 4. kohaga oli siis nüüd niimoodi, et 5. ja 4. kohaga oli siis niimoodi, et punktiliselt vaadates oli jagamine. Aga me leidsime, et esikümnes me jagamist näha ei taha ja kohad peavad olema ikkagi eraldi. Ja kuigi need punktid jäidki lõpuks ühe suuruseks, tegime me sellise lisahääletuse žüriiga ja lisahääletus käis selle peale, et mis siis võidab, et kas originaalne idee kaalub üle sellise muus osas väga hea jutu, mis natuke tuletab meelde 1., 2., 3. ja 4. ja lõpuks nii juhtuski jah, et originaalne idee kaalus asja üles, sest punktidega oli ka see, mida me ei saanud teha, lõppsumma oli täpselt ühesugune ja me ei saanud teha ka seda Eurovisiooni varianti, et kes on rohkem esikohti saanud, sest punktid olid täpselt ühtemoodi, 12, 4 ja 4 mõlemal lool. Nii et kõik oli täiesti võrdne ja lõpuks oligi ainult siis see, et kui me vaidlesime, mis siis üles kaalub, siis oli see, et originaalne idee kaalub üles, see oli siis 4. koht, praegu tuleb kõigepealt 5. Ja 5. koht on siis jutt Must isand kõrval korterist, Miia-Liis Hette-Tamme. Ja siis seda raamatut võib ka võtta, kui ei ole. Ja nüüd siis see 4. koht, kus oli väga originaalne idee, ehk põhjendati meile ära, miks pärast parkimiskontrolörid on olulised. Väga ulmelisel moel. Ehk siis Tartu on minu linn, Kristi Reisel. Ja nüüd ma pean jälle otsima selle koha välja, kust ma saan numbreid lugeda. Ehk me oleme jõudnud 3. koha juurde. 3. koht on siis rahalises vääringus 250 eurot miinus tulumaks. Ja 3. koht on Kallenori raudne rusikas Jaagup Mahkra. Teine koht, 375 eurot miinus tulumaks. Kuidas tappa bürokraati, Kristi Reisel. Mäletan, selle jutu kohta ma kirjutasin endale niisuguse lause, kus ta siin on. Tore. See leia kohe üleski. Ta tuleb vist kõrtsi kaasa, siis saab Jep. Pinge kasvab, eks ole, esikoht on välja ütlemata. Teadlik lüke praegu. Aga nii bürokraat. Väga hea näide, kuidas lihtne, aga allegooriline idee on rüütatud terviklikku ja eksootilisse settingusse, mis teeb jutu põnevusega loetavaks. Et oli üsna allegooriline, aga väga huvitav nurga alt. Nii, lõpuks jõuame esikohani ka, ma otsin diplomi kõigepealt üles. €625 miinus tulumaks. Tasub kirjutada, eks ole. 4 aastaaja aed Kadri Umbleja. Ja see võidulugu natukene... Võtta see asi... Tuust. Yeah. Võidulugu natukene pani ka žürii polemiseerima pisut, sest iseenesest see lugu, mina kirjutasin endale märkmetesse, et maaliline ja kõige terviklikum, kõige küpsem, kõige sügavam kirjanduslikult tasemel,
ja samas, mis tekitas natuke vaidlust, oli see, et noh, et kas see on ulme või see on muinasjutt. Ja seal oli veel erinevaid neid Jah. nüansse, mille peal me nagu kaalusime ühte ja teistpidi. Aga fakt on see, et ta on hästi kirjutatud, mõnus lugu. Ja fakt on see, et ta sai esimese koha. Jah. Mida ma nüüd saan öelda, mida ma enne ei saanud öelda, mis oli minu meelest selle jutuvõistluse kõige ägedam asi, oli see, et sel hetkel, kui me selles viimases voorus kaalusime seda 4., 5. kohta ja see oli selline paras madin, ja siis ma itsitasin endamisi, et kõige suurem sõda jutuvõistlusel on selle üle, et leida, kes on selle võistluse kõige suurem kaotaja. Ehk siis 4. koht, esimene, kes ei saa auhinda. Ja siis tuli see nimekiri lahti ja siis ma vaatasin, sa vaeseke, sa oled kohe eriti kõige suurem kaotaja, et 2. ja 4., et ei võida ja siis ei võida auhinda ka. Ja noh, jah, kui kommenteerida veel, siis näiteks sellega seoses, et me esimeses voorus panime neid 0-4 punkte, või 0-3 punkti, ja siis sealt kujunesid mingid summad ja kuskile me tõmbasime juti, siis sellega seoses juhtus ju ka selliseid asju, et mingisugused lood, mis kellelegi žürii liikmetest väga meeldisid, lõpuks jäid nii palju alla, et nagu sinna hinnatavatesse juttudesse enam ei jõudnudki. Ja ma arvan, et mina ei olnud ainus, kellel nii juhtus. Temal jäi ja minul jäi No täpselt, ja mõni lugu, sest et aga me hindasime siin väga erinevaid asju, et selle Aguri asja sa lugesid ette. Minu jaoks põhimõtteliselt sa hindad samu asju, aga esikohal oli selgelt idee, et kui on lahe ulmeline idee, siis sealt edasi hakkab nagu kõik muu tulema, aga idee kaalus alati üle teostuse. Ja mõnel žürii liikmel oli jälle teistpidi. Ja mina näiteks seekord vahelduse mõttes otsustasin, et ma hindan nagu tervikemotsiooni, mis ma sellest loost saan. Ma olen mõnikord ka jaganud juppideks, et noh, nii-öelda kirjaoskus ja idee ja tegelased ja maailm ja mingid asjad, aga seekord läks jah kuidagi nii, et nagu see tervikidee, et kas töötab või tervikemotsioon, töötab või ei tööta, on emotsioon mul või ei ole, kui ma loen. Ma hindasin erinevaid asju. Et noh, kui ma lugesin lugu ja ta oli mul jaoks põnev ja siis ma mõtlesin, et noh, see nüüd peaks küll kindlasti kuhugi edasi pääsema. Ja siis ma hakkasin ennast mõtlema, et miks ta täpselt mulle meeldis. Nii et kui kõik hindas emotsiooni, ja ma hindasin emotsiooni väga, nii et mul kaks väga, väga head emotsionaalset lugu jäid kahjuks täiesti nendest nimekirjast välja, mis olid minu lemmikud, aga noh, ma olen enamjaolt nimekirjaga rahul, nii et või selle võitjatega. Ja noh, ega see žürii töö ja see töö loogika selline ongi, et ega midagi parata ei ole, et kui sina andsid jube head punktid ja teised ei andnud, siis noh, ei ole parata, eks ole, siis ta on seal, kus ta on. Tõenäoliselt ei ole ja siis ikka. Ja siis tuleb leppida sellega, et sul on nina ees hoopis mingi teistsugune nimekiri, võib-olla kui sa alguses arvasid ja punkte tuleb anda nendele, mis on. Mis jälle omakorda teeb selle ägedaks ja jälle see teise vooru loogika, et kus oli võimalik ka me ei andnud mitte ainult punkte, et kui sa Eurovisioonil näed seda, et kuulatakse laulud ära ja siis tuleb tuimata need punktid, siis see oli see koht, kus meil oli võimalik üksteisele anda ka märksõnu kirjeldusi, mis mulle selle loo juures meeldis, mis mind ärritas. Sellel teisel žürii liikmel on võimalik need läbi lugeda, vaadata, ehk seal tekkis mingisugune väike aruteluversioon ja mõned, et kumba pidi ma nüüd annan, üldjuhul mitte see 12-10, vaid et see 3-4 punkti, et kumba pidi ma annan ja siis nii, oota, sina oled rääkinud siin, et sellel ei olnud keelega. Ma lähen vaatan igaks juks selle loo üle, et mis seis seal oli. Ja samas see ei olnud ka selline eesmärgiga kedagi mõjutada või üksteist mõjutada, vaid pigem selgitada, miks mina tegin nii, nagu mina tegin. Et mida mina nägin või mida mina ei näinud, eks ole, jah. Ja vahel ongi täpselt see, et kui on mõni väga äge idee või väga hoogne seiklus, siis sa lähed sellesse loosse niimoodi sisse, et sa ei pane mingeid asju tähelegi. Mingite lugude puhul, mille puhul keegi ütles, et seal ei lõppu ega asja ja ma olen nagu, ei, aga minu jaoks moodustas ta jumala terviku. Ja siis oli jälle vastupidi, et issand, mis asi see? Te arvate nii. Sest sa loed ikkagi mingisuguse emotsiooniga ja mingi oma selle kogemuse minemisega, nii et see pärast sinu hinnang või Aguri ja Joel istuvad siin üksteises üles, eks ole. Et
et kui sa neid loed, siis sa saad uuesti selle pildi, et oot, ma lähen vaatan igaks juhuks selle loo üle, et kuidapidi seal need asjad olid. See natuke mõjutab ka tegelikult. Aga mis ei ole üldse halb mõjutamine, vaid see on selle koha peal väga hea mõjutamine. Ja keegi ei käsi sul lasta ennast mõjutada, eks ole. Just. Ma vastupidi ootasin seda, et andke mulle, sest mingisugused asjad olidki sellised piiripealsed, kas ühtepidi või teistpidi, ja siis ma vaatan ja mõtlen. Ja selles mõttes nagu see žürii töö võlu ja ütleme, žürii töötabki minu arust paremini siis, kui need meie puhul siis 5 inimest, kes žüriis on, ei ole ühesuguse mõtlemisega, vaid on erinevad, sellepärast, et muidu tuleks see kuidagi väga kuskile ühes suunas, mis iganes suund see on parasjagu, aga tuleks mingi ühes suunas kaldu tulemus, aga praegu on nagu see, et me olime kõik nii palju erinevad, et sealt nagu tuli ikkagi kõigil mingisugune võimalus. Just. Et kõigil oli kuskil see lugeja, kes ütles, et aga mulle see meeldis, see oli äge. Jah. Ja kui mõelda nende 10 loo peale, mis jõudsid siia tippu, siis see tuleb üks lahe kogumik, milles on lugusid väga erinevale maitsele. Jah. Ilmselt jah, nüüd kui need autorid meiega nüüd sinna edasi ka veel tulevad, siis on võimalik võib-olla pikemalt rääkida, et see sama, et kelle mingisugune jutt oli nüüd siis mingi pikema asja osa või mis sealt, kas see kuhugi areneb või mis sealt tuleb. Aga ma pigem vahepeal küsiks jah seda, et kuidas teiega oli, kas te mõne autori ka ära arvasite? Või kas te üldse võtsite eesmärgiks või üritasite seda teha? Mul iseenesest tuleb pähe, aga ma tavaliselt ei pane täppi, seekord panin 2. Ma panin 1 autori 2 lugu. Ja siis ma suutsin ära tuvastada veel 2 autorit niimoodi, et ma tean, et need 2 lugu on selle autori omad. Aga ma ei tea, kelle omad. No see oli, vaata, ma alguses ütlesin ka, et oli ära tuntavalt ühest samast maailmast järelikult 1 autori jutud, eks ole, jah. Aga 1 autori tundsin ära. Mina suutsin ka lõpuks 2 tükki niimoodi panna, aga see ei olnud nagu see täis ära arvamine, mul oli nagu see, et see on kas tema või tema. Ja siis üks osutus õigeks ja teise jutu puhul oli samamoodi, et kas tema või tema ja üks neist osutus õigeks. Mitte, et see oleks nüüd mingisugune eraldi eesmärk, aga see vist on üks siuke väike lõbu, mis meie žüriis siukest lisa mingit kniffi annab. Seda ma tean igal aastal üritatud teha, kui jutuvõistlus on. Ja mul oli 2 sellist lugu, mille kohta ma kirjutasin, et see lugu hakkas rääkima selle inimese häälega, aga see ei saa olla kindlasti selle inimese lugu. Ei olnud ka, aga lihtsalt, et kuidagi tegelased hakkasid rääkima konkreetse kirjaniku häälega. Ja kui ma alguses ütlesin, et see on nagu anonüümne hindamine, siis minu jaoks see arvamismäng käib pigem pärast seda, kui hinded on pandud, et takkajärgi, kui sa nagu mõtled nende lugude peale, siis hakkad mõtlema, et aga kes see üldse olla võis. Et see ei ole nagu see, et kõigepealt paneme nime külge ja siis paneme hinde. Jah. Et see on pigem siuke takkajärgi mõttemäng. Just, ja selles mõttes, et sa tead, et niikuinii, kui sa paned 10 loole nime külge, siis heal juhul 2 said sa pihta. Ja siis on hästi läinud. Ja siis on hästi läinud, sest see on jälle see jutuvõistluse üks võludest, et osa autoreid natukene ka üritabki mängida sellega, et aga ma kasutan tema käekirja. Ja sa ei saa ju kuidagi pidi panna kõikidele neid nimesid juurde, mis sest, et osad on nii-öelda püsikirjutajad, sest alati tuleb mingisugune ports autoreid, kellest sa mitte midagi ei tea ja sa mitte kunagi ei tea, kui kõrgel ta lõpuks omadega on, mis tähendab, et ta ongi sul seal esikümnes ja sa pärast vaatadki, et mõtlesid tont teab keda, kui üldse kedagi, eks ole. Mitte ainult, et lõpuks on esikümnes, vaid tegelikult on ju jutuvõistluse võidulugusidki olnud selliseid, mis tol hetkel on olnud täiesti ulme ringkonnale võõra autori poolt. Nii et jah, see ei ole olnud nagu eesmärk omaette, see arvamismänga, see on niisugune tore lisalõbu žürii jaoks. Ütleme niimoodi. Nii, kas meil pärjatud tahavad ka äkki midagi kommenteerida või öelda? Jah, tavaliselt võitja ütleb midagi. Ahaa. Ja see on selline nagu võitja, Oskari kõne, võitja kõne.
ei saa nii lihtsalt. Esiteks on minu jaoks väga suur üllatus, sest ma ei kirjutanud seda lugu üldse mõeldes niimoodi, et ma võiks midagi võita. Minu võitmine oli see, et ma selle loo valmis sain. Sest ma hakkasin seda kirjutama ühel pärastlõunal, lapse lõunaune ajal, kui abikaasa kirjutas mingi kogumiku jaoks lugu, mõtlesin, et ma tahaks ka kirjutada. Ja siis ma lihtsalt istusin diivani peale, ma teadsin, et mul on 1,5 tundi. Ja siis ma mõtlesin, et nii, mis ma nüüd kirjutan. Ja siis ma kirjutasin selle loo esimesed 1,5 lehekülge. Ja siis ta jäi seisma 2 kuuks. Ja märts hakkas tulema ja siis ma mõtlesin, et nii, kas ma kirjutan selle nüüd lõpuni. Aga selle hea eelis sellel 2 kuul, kus ta seisis, oli see, et ajus ta kuskil keerles. Ja ta võttis nagu, ta arenes kogu selle 2 kuu jooksul, need tegelased ja sündmused, et jah, selles mõttes, et tal oli lõpp, tal oli konkreetne lõpp. Et selles jah, ei saa öelda, et tal ei oleks. Ja selles mõttes oli see minu jaoks, see on lugu Jaapanist, sest ilmselt nagu siinsel seltskonnale olen mina suht tundmatu, aga mu abikas on võib-olla natuke rohkem tuntud ja tema kirjutab Jaapanist. Ja me elasin 2,5 aastat Jaapanis, nii et see on nagu mind väga tugevalt mõjutanud. Ja siis ma just mõtlesingi, et tema kirjutab sellist Jaapani õudust, põnevust, sellist asja segamini. No mind see ei kõneta, aga mis mulle Jaapanist meeldib? Aiad ja tee. Ja siis ma kirjutasin loo, mille keskses oli aed ja tee. Ja Jaapani aiad on sellised natuke vastuolulised asjad. Nad tahavad olla hästi looduslikud, orgaanilised, et sa nagu kasutad loodust nagu pintslit. Aga samas nad tahavad seda hoida nagu tardununa, et see ei muutuks kunagi ja nad näevad hullult vaeva selle nimel. Ja sellest saigi põhimõtteliselt selle loo algne idee siis alguse, et on aed, kus on 4 aastaaega koos, aeg ei liigu. Aga ometi on seal aednik, kes selle eest 24/7 hoolitseb. Ja mul on väga hea meel, et see žüürile meeldis. See on mingis mõttes jälle tore, et ka selline täiesti võõras teema võib peale minna, sest kui mu abikaasa selle läbi luges, ta ütles, et mitte keegi ei saa sellest aru. Sa kirjutad Jaapanist. Sellest saab ainult aru inimene, kes tunneb Jaapanis seda, teab teest umbes seda, et nagu mitte keegi ei saa sellest aru. No siis ta andis mulle paar soovitust, et roogi kõik jaapanikeelsed sõnad välja, mis ilmselt natuke aitas, aga nagu jah, ma ei osanud seda elu sees loota, et tal nii hästi läheb, või et võib-olla ma kuskil unistasin, et okei, et järsku kuskile, aga jah, mul on nagu selle üle väga hea meel, et see meeldis ja ma loodan, et kui te seda loete, siis teil on ka põnev ja lõpuni üllatusi täis. Aitäh! Midagi teha ei ole, Jaapan ruulib. Kristi, äkki sa tahad oma juttu ka kommenteerida, ka teine koht oli Jaapanist. Et see, kuidas tappa bürokraati, oli tegelikult ju ka Jaapani settinguga. Kui ma seda juttu kirjutasin, siis tagantjärgi tarkus ma iseenda jaoks tegin märkmeid, kuna mina erinevalt esimese koha omanikest ja perest, mina ei ole Jaapanis elanud ja ei tunne seda nii hästi, ma pidin nii palju taustatööd tegema iseenda jaoks. Ja siis ma jõudsin järgmisele, et järgmine kord mõtle ise maailm välja, kus ei ole mingid reegleid, mille vastu sa saad eksida. Et ma just mõtlesin Raidi peale, et ta saadab mulle pärast siidinööri, et poo ennast üles, et nagu nii palju faktivigu nähtavasti, aga mulle meeldis. Lihtsalt iseendale meeldis. Aitäh! Et kuidagi natukene jah, võib-olla isegi pisut hämmastuseks esimesed 2 kohta räägivad Jaapanist. Ja see tekitas võib-olla natukene ka segadust, et kuigi stiilid olid erinevad, siis kuna temaatika, tegelikult oli üks 3. Jaapanist rääkiv jutt veel. Jah. Aga siis see tekitas nagu niisuguse segaduse, et äkki on ühe autori omad, mis sest, et nad on väga erinevad, aga no kui sa ei tea, vaata, et äkki autor kirjutabki meelega väga erinevalt. Ei, seal olid käekirjad ikka nii erinevad, et neid ei ole võimalik ühe autori alla panna. Mina jäin jälle mõtlema selle peale, et mis ajast on Jaapan nii trendikaks muutunud. Et massiliselt tuleb. Et 10% jutuvõistluse lugudest on Jaapani põhja peal. Kuna peale Ameerika. Ja. No ma ei tea, kas Rait tegi otsa lahti ja siis tundub, et et võiks ju kirjutada. Ja see 3. lugu, see oli natuke nagu sellest ooperist natukene välja või kuidagi, ütleme siis nii, et ei olnud ehk nii veenev kui need esimesed
esimesed 2, mis võtsidki 2 esimest kohta. Nii, on meil veel mõni muljetus, tahab autoritest keegi midagi veel kommenteerida, kes kohal on? Kellaaeg on suhteliselt siuke, et 2 küsimust publikust ja on tehtud. Muidugi, ega me ei pea vaikides 10 minutit ootamas. Et kui ei tule, siis me võime rahumeeli kõrtsi edasi minna. Et no ma ei tea, kui kõik on rahul sellega, mis on ja õnnelikud, siis tõmbame otsad kokku, ütleme, et tänaseks on õhtud Eesti ulmega ära tehtud ja 6 aja pärast on järgmine õhtud Eesti ulmega. Ma isegi praegu peast ei mäleta, mis meil seal... Tormi oli õige, jaa, Tormi kogumik tuleb esitlusele, jah. Ja siis me oleme ilmselt jälle kirjanduse majas nagu tavapäraselt, teine reede, kell 7 õhtul, kõik muu siis järelikult sama, välja arvatud see, et me lähme tavapärasesse kohta tagasi. Aga nüüd me lähme tavapärasesse kohta edasi. Jaa, see on ka välja kuulutatud, kõik, kes teavad, mis värk on, minge vaadake, koduleheküljel on info, kuskil ma loodan on veel jagatud nendes keskkondades, kus mina ei ela, ehk siis kuskil... Kodulehekülg on ulme.ee, kes veel ei tea, jah. Et seal on info olemas ja kuskil sotsiaalmeedias loodetavasti on ka tema olemas, saab minna ja hääletada juba alates 1. maist. Ja nüüd me lähme ikka edasi sinna, kuhu me lähme, eks ole, ehk õlleministeeriumisse.